Ja tere õhtust siis kõigile! Rõõm näha, et aasta 2025 sügis poolaasta Eesti Rahva Muuseumi hõimuklubide sari õnnelikult on ka alanud ja meil on rõõm tervitada siin meil Aliise Moora auditooriumis Setomaa ajaloo, arheoloogia ja kohanimede uurija Tarvis Kiristajal, kelle teema, nagu siin ekraanilgi on näha, räägib džuudidest, ühest sellisest ajaloolisest rahvast, kellest teame tänu idapoolsetele kirjalikele allikatele, aga ilmselt tuleb juttu ka kohanimedes säilinud jälgedest ja setodest, jah. Ja meile võib-olla paremini tuntud rahvahõim. Ja püüame leida ka küsimusele vastust, et kas nende kahe rahva vahel on mingisugune selline olemuslik seos ka. Setodest oleme varem ka rääkinud siin hõimuklubis nende päritolust ja just viimane tegelikult kevadine hõimuklubi oli ju, tuletame meelde, oli siis, kui Seto, Võro ja Mulgi noored käisid Saamimaal ja siis kõnelesid oma sellisest kogemusest ja just nende rahvaste esindaja noorema põlvkonna liikmeks olemisest. Aga nüüd siis pöörame pilgu taas kaugemasse minevikku ja püüame aru saada sellest sügavamatest juurtest. Nii et annan sõna sulle, Arvis, palun, lava ja publik on sinu. Tere! Ma olen Kiristaja Arvis, ma olen peri Võromaalt Põlva Kihtkunast Kojola külast. Ma olen uurnud Setomaad 35 aastaka. Kotusse nimi hakkasin uurma kuskil viimase 15 aastaga tagasi, kuna mina hakkasime tegema Eesti kotusse raamatuid. Ma olen äkki üle eesti keele peale. Ei ole arutanud. Et ma võin keelen kõnelda vahetusel. Jah, et ühesõnaga ma pidin tegema, ma pidin uurima Eesti kohanime raamatu jaoks üle 250 toponüümi ehk siis asustusnime pluss hüdronüümi ehk siis veekogude nime. Ja puhtusin kokku probleemiga, et ei olnud eriti uuritud. Eestis tegelikult ei ole inimesi, kes panevad kokku asustus ajaloo, kohanimed, vanema ajaloo alates kirjast peale. Ja varasemal perioodil ma ka uurisin rohkem, ütleme sellist Setomaa ja ka Petserimaa, peaks ütlema Petserimaa, vanema tõelugu. Aga kuidagi me jõudsin siia kaugele sellisse kohta, nagu me täna oleme. Ma pean algul rääkima ühe loo. Kui ma olin ikka väike poiss, nii nagu siin Anti Venem rääkis, natuke väike, siis mul oli tädimees, oli Seto. Aga Võrumaal Seto sugulane, see oli ülemõistus. Ühesõnaga üle Piusa jõe ei käi. Ja lapsi hirmutati, et kohe tulevad Setot ja viivad sa mine, kui sa sõna ei kuule. Aga ma vaatasin seda tädimeest ja mõtlesin, et ta on teissugune. Ta on vabam, ta on selline, viskas nalja ka, aga viskas sellist teravat nalja. Kunagi ei saanud aru, mis ta mõtleb. Pankjevitsa juurest pärin, ta on ise praegu surnud ja ema on ka maetud Pankjevitsa surma, et ma olen seal käinud. Ja siis ma hakkasin tollal juba mõtlema, et oot, mis asja, et ma olen küll võrakas, aga siin on Seto. Mis see vahe on? Mina rääkisin loomulikult kuni kooliminekuni ainult võru keeles, eks ole. Ma ei osanudki kirja keeleta. Ja keele poolest on vahet. Küll aga sellise olemuslikkuse poole pealt oli suur vahe. Ja kui ma natuke hiljem, siis hakkasin, ikka käisin Setomaal ringi Petserimaal ka. Või Ida-Setomaal. Siis panin ikka tähele ühte, teist ja kolmandat. Ja võib-olla selle ettekandega me jõuame kindlasti sinna Pihkva ja Peipsjärve taha. Aga me kindlasti jõuame ka Petserimaale. Aga alustame.
Pealkiri on siis Juudid ja setod. Kõlab natuke sarnaselt toimub. Ja nüüd lükke või tõuke sellele ettekandele andis peamiselt kahe keeleuurija, keelemehe Pauli Rahvase ja Valeri Vassiljevi kirjatükid. Neil on ka teisi, kus siis nad siis nagu panevad paika, et ütleme Pihkva linna ümbruses ja Pihkvamaal, Kesk- ja Lõuna-Pihkvamaal, nemad ütlevad, et puuduvad soome-ugriliselt makrotoponüümid, see tähendab seda, et suuremad asulanimed, suuremad jõe ja järvenimed. Tõsi küll, kui nüüd Pauli Rahvase kaart, siin näete paremal, tema piiritleb selle Juudide toponüümi ala ja ta tahab ka samastada seda ala, siis ütleme kohanimed ala tahab ka samastada siis selle Juudide asualaga, mis me ütleme, 1200 aastat tagasi. Mina muidugi lugesin neid lauseid ja mõtlen, et huvitav, vaatame järele. Kõigepealt juba Lomonossovi ajast kuskil seal 18. sajandi teisel poolel on hakatud uurima või tähendab, on kirjutatud sellest, kes need Juudid olid või kes nad võisid olla või miks need niimoodi nimetatakse. Ütlen kohe ära, et mul oli ettekanne eelmine sügis Seto Instituudi konverentsil sügisel, olen ka Seto Instituudi nõukogu liige. Ja nüüd teen väikest reklaami, pikem artikkel sellest teemast ilmub Lõuna-Eesti Keelekultuuri Keskuse siis topeltnumbris, nüüd äkki sügisel juba. Nii et sealt saab nagu pikemalt lugeda. Aga nagu te siin oskate juba lugeda, on välja pakutud väga erinevaid selgitusi, seletusi, päritolu asju, et kus on juba alates 20. sajandi algusest, eks ole, et küll on siin läbi kooti, läbi saami, loomulikult läbi vene keele. Me kõik teame, vähemalt vanem põlvkond ja keskmine teab vene keelt, ehk siis mis on tšežoi, tšuda, ehk siis ime, võõras, imelik, nii edasi. Aga ka on pakutud, siin soomlased on pakkunud, Koivulehto ja Kobonen ja teisedki on pakkunud tegelikult, et Jõesuue ja nüüd tegelikult neid selliseid välja pakutud variante on rohkemgi. Viimati Petri Kallja 2015. Ta on seda ka hiljem natuke kirjutanud, et kus see nimetus võib tulla. Aga võib-olla ei olegi selle ettekande eesmärk nagu välja selgitada, kus see tegelikult on tulnud, see Juudi nimetus. Tegin ühe kaardi. Vaatasin läbi just nimelt see povest Primine Friet, ehk siis ajalike aegade lugu, eks ole. Ja just need varased mainingud. Tegin väikse kaardi ja panin siis siia peale. Keda siis on rahvastena või ütleme võimudena, rahvusgruppidena mainitud, eks ole, mis aastatel just nimelt see eriti varased mainingud, eks ole. Ja nagu te näete juba 859, need on loomulikult tinglikud aastaarvud, me ei saa seda kuidagi tõestada, aga vähemalt niimoodi nad on kirjas. Mainitakse siis juude, kriivitšeid, sloveene, merja, arvatavasti siis vepslased ja varjagid. Aga samas esineb ka samas nimekirjas nimetus russ. Järelikult neid varjaage, kes asusid elama Venemaale, on teinekord ka eristatud russidena. Nad võisid olla keeleliselt üks või teine, aga võib-olla kultuuriliselt siiski varjaagid, ehk siis viikingid. Nii, ja nüüd töötasin läbi kõik kroonikad, mis kätte juhtusid igal pool, kus sain. Novgorodi, Pihkva 1., 2., 3. Letopis ja kroonika, varased redaktsioonid, hilised redaktsioonid, erinevad nimekirjad. Siin on jälle kirjutatud Tsihmanovski, Talnis piisak, Pogodinskis piisak. Need tähendab seda, et mis ümberkirjutustame, kelle valdused need kroonikad siis nagu on kuskil reeglina 18-19 sajand meil jõudnud. Ja nagu te näete, kõik teavad seda 1242 esimest korda on siis meie selle Peipsiääre maining, eks ole, ma panin 2 varasemat mainingut siia ülesse ka, aga nüüd need mainingud, mis puudutavad konkreetselt Petserimaad, need algavad siis ikkagi 1427 ja arvatavasti see puudutab meil tõesti siis Võõpsoo küla ja see Võõpsoo küla, mis jääb siis ütleme Setomaa poole peale.
Edasi siis on tõesti, ma näitan ka hiljem kaarti, kus kohas need ja keda siin mainitakse, keda siin mõeldakse ja kus kohas see ümber üleskirjutus siis, mis küla või kohta see puudutab. Ütleks kohe ära, et reeglina, et enamus puudutab siiski nõnda nimetatud liinimaalasi ehk siis Saksa vägedega reeglina kaasa aetud, ütleme siis Eesti talupoeg ja eestlasi. Küll aga nende sealt on kindlasti setode mainimisi või seto esimaa vanemate mainimisi. Ja nagu te näete, esineb paralleelselt nii Tšuudi kui Tšuhnaade nimetus, eks ole. Alates juba 1427 Tšuud, aga samas juba väga varakult 1444 Tšuhno või Tšuhna, ütleme siis sellise etnonüümina pigem, eks ole. See nimekiri tuleb välja tegelikult peaaegu, ütleme siin 19. sajandi lõpuni, nagu te näete selle tabelilt. Ehk siis töötasin läbi kõik, suure osa kirjalik allikuid, reisikirju, kõiki muid asju, ürikuid. Ja tegin sellise väikse ülevaate, kuidas on Tšuudide või siis ütleme meie piirkonna, Pihkveere piirkonna ümbruse või ka Peipsi-taguseid inimesi, aga siin mida edasi lõpupoole seda kindlasti ütleme Petserimaa elanikke, just nimelt setosid kutsutud. Esimene on loomulikult Vene kroonikat mainingut, Tšuudide mainingut. Me ei saa sinna juurde kirjutada setod, on ju. 862 kuni 1241 Tšuud. Siis 1068 Võškorodis Kiievis peab hoovi või linnust tegelikult linnapea Tšudin, tema vend on Tukõ ja kõik, kes valdavad ka mingit kogu eesti keelepruuki teevad, et kui eesti keeles on ka tugev, eks ole. Tukõv, ühesõnaga Tukõ on vend. Ja see Tšudin on Jaroslavi õukonnas väga tähtis mees. Sellepärast, et tema on üks nendest, kes koostab Jaroslavi vene õiguse. 4 tükki on neid inimesi, kes siin alla kirjutavad või kes koostavad, keda mainitud kroonikates. Et see Tšudin siis edasi, nagu te näete, hakkavad nimed vahelduma, aga Tšuudide mainingud, ütleme, kuskil kontekstis lõpevad ära kuskil, ütleme, 16. sajandil. Ja hakkab nagu prevaleerima Tšuhnaade nimetus. Tšuhnoosid on nimetatud ka Pihkva kroonikates mainitud. Enamjagu on siiski igasugustes erinevates Petseri kloostri maksuraamatutes, kirjaraamatutes ja nii edasi. Nii et, ja see tuleb välja isegi kuni, nagu te näete, kuni 19. sajandi alguseni. Ja siis muutub pilt kirjus. Ja siis on igasugused residmed, uurijad ja muud tegelased, kes kirjutavad püüdnud nimetada neid erinevate nimedega. Küll on nad siis nagu vanaaegsed eestlased, poluvjertsed, pooleusulised. Siin on muidugi loomulikult hilismas kontekstis on ka mainitud Tšuudi kalmeid loomulikult jätta 19. sajandil. Aga tuntud fakt ja Pihkvamaa eestlasteks loomulikult ja kreutsvad on üles kirjutatud ka maarahvas, eks ole, paljud teisedki. Ja 1860 siis, eks ole, ilmub siis setukesed, aga samas paralleelselt nimetatakse need ikkagi kas Pihkva eestlasteks või siis ka polüvernikuteks, polüvertse. Nii et, ja nüüd 20. sajand, kui te näete, siis ütleme siin 20. sajandi alguses olid nad Pihkva eestlased, Petseri eestlased, Eesti ajal Petserimaa eestlased, Setumaa eestlased, nii edasi. Nõukogude perioodi üldiselt oli nimetus ikkagi Setu ja Setumaa. Ja eestikeelses kontekstis võib-olla tänase päevani kasutatakse Setu ja Setumaa päris palju. Tõsi küll, 1993, eks ole, setod ise on öelnud, et võiks ikka kasutada Setu ja Setumaa 2010, kui EKI kohanime nõukogu kinnitas need nulgad, Setomaa nulgad, siis kinnistus ka nimi Setomaa. Ja ma ise olen võrokas ja ise tahaks ka, et öeldakse, et ma olen see võrukas või võrokas on ju, aga vahet ei ole, võib ükskõik kuidas öelda. Aga Setomaa kontekstis oleks pigem vist öelda ikkagi õige Setomaa. Nii, tegin kaardi.
panin kaardi peale kõik mainingud, kõik asjad, Truusmann, Vurt, Jakuškin, varaselt Vene reisimehed, Petseri kloostri ürikute mainingud ja nii edasi, pluss siis nüüd varaselt ürikute, kroonikute mainimised. Ja mida siin tasub nagu tähele panna on see, võib-olla kaugel on nagu halb näha Anti Õnne. Aga tšuudide nimetused, siis mis te eelpool nägite, eks ole, seal pole mitte kõik kirjas. 3 juhul ma pakuks välja, et nad tähistavad ikkagi ka, ütleme, neid Läänemere soomlasi või soome-ugrilasi või Setold esivanemaid, kes elasid ikkagi Petserimaal, kes ei olnud mitte eestlased või ütleme siis pigem liivimaalased. Siin sõjakäikude kontekstis loomulikult on näiteks tuntud 1963, kui oli konflikt, ütleme, Kultna saare peal ja kui siis Vene väed või Pihva väed jõudsid välja kuni Kahva või ütleme siis Mädajõeni, siis tuli üks tšuudin Liivimaalt ja hoiatas venelasi, eks ole, ilmselgelt oli tegemist eestlasega, aga samas, nagu te näete, tšuudid 1927 Võõrsu küla võiks olla Seto või siis näiteks 1459 Naroški, see tähendab seda Rohitsa ehk siis Kaameka saar. On mainitud, et seal poodi 7 kroonikas on erinev või 9 tšuudi ülesse, eks ole, et miks mindi sinna Rohitsa külla või Kaameka saare peale puhuda seal tšuudid üles, eks ole. Loomulikult on variant, mis läksid siin heina tegema või mis iganes, aga ma arvan selles kontekstis eri kroonikate allikates on siiski saavad tõesti sellega tegemist, et on ikkagi kohalikud inimesed. Nüüd sellise sinise värviga on siis, ütleme, Petseri kloostri talupojad, kelle lisanimi on Tšuhnov. Ehk siis etnonim. Nad esinevad alates 17. sajandi, ütleme siis algupoolist peale. Ja nüüd need natuke sellised raekamad sinised mummud, et see on siis Truusmanni 1885 selline inspektsioon, ringkäik, uurimisreis, kus ta siis mainib kas Tšuhantse või siis Polvertse, ehk siis kuhu ta on lisanud juurde sellise nagu rahvus- või etnonimi nimetuse. Teised külad on ka kindlasti Seto külad olnud Truusmanni ajal, aga nende külade puhul ta siis mainib nagu sellist etnonime. Kui te nüüd teravad ilmaga vaatate, siis need sinised väiksed mummud on siis nagu ajaloolised või siis nagu traditsioonilised Seto külad. Punase värviga on siis need, mida on peetud ikkagi viimase 150 aasta või 100 aasta jooksul, ütleb 150 aasta jooksul siiski vene küladeks või venestanud küladeks. See pilt on päris kirju. Ja siis on mõned sellised huvitavad kohad, kus on siis ka, ütleme, isikunimedena või kus on siis nagu ka, ütleme, matusekohtade nimedena, seda võib-olla natuke näitan ka hiljem, on siiski kas Tšutski magilnik, ehk juudi kalmistu, selliseid kohti on päris mitu, või näiteks üks huvitav asi, et selle Ultina, Ulti on mõisa proua oli Tšudinova, ehk siis selline perekonnanimi, see on ka hästi huvitav. Nii, vaatame siis keskmist osa Setomast ka. Vaadake, kui palju on 17. sajandi ütleme siis kloostri allikates mainitud lisanimega talupoegid Tšuhnov. Mõned uurijad kindlasti väidavad mulle vastu ütlevad, et sest need on ju kõik need Liivimaa talupoegid, kes põgenesid üle piiri. Mina ütlen, et ei, kohalikke allikaid ei ole. Kindlasti mitte. Et võib olla tõesti Rootsi ajal segane aeg, põgeneti siiapoole, põgeneti sinnapoole. Need, kes on ka Rootsi kroonikates või Rootsi allikates, näiteks see Kagu-Eesti ja maa revisjon, kellel on lisanimi Russ. Ma arvan, et need on tagasi pöördunud talupojad, kes vahepeal olid ära põgenenud ja tulid siis kas Liivimaale tagasi ja siis said lisanime. Et see näitab nagu seda, et nad on Venemaalt olnud ja siis tagasi tulnud. Mitte loomulikult kõik, on loomulikult ka, ütleme, venekeelsed talupojad. Nii et see ei ole kunagi ole absoluutne. Mis on üks huvitav asi, et just piirialadel väga palju mainitakse siin, ütleme, keskaja lõpupoole, 15-16 sajand mainitakse Tšuhnov, Miiksa juures on suured lahingud, värgid olnud, et vaadake need sellised nagu tumedamad Tšuds 1580
kuus ja nii edasi, ehk siis piirialad on alati nagu sellised huvitavalt nagu seotud nende mainingutega, eks ole. Nii et ütleme selline keskmine osa, Üle-Belskaja, Mokornõpp ja siin on ikkagi hästi palju, aga mitte ainult, vaid ka ikkagi mujal on seda Tšupno etnonimi siiski päris palju. Olen püüdnud enamus külasid nagu paika panna, mis need nimetused on ja kus nad asuvad, mis need nime variantid ja vormid on. Loodan, et on õige. Nii, ja lõunapoolne osas on siis Petserimaad. Nagu te näete, on siin ikkagi natuke selline tühjem pilt on ju seta asustusest, ajaloolist asustusest, aga siiski. Mõned sellised mainingud on. Siin on Tšuhnova küla, kõik teavad Selehova külas veel Kreutzwald kirjutas üles, kuidas on setod elanud, eks ole, ka hiljem siis Villem Ernits on neid maininud veel, nii et ütleme, ei ole päris nii, et ka Lõuna-Petserimaal seta asustus on puudunud. Ütleme sellisel viimase 250 aasta jooksul. Ja siin on üks huvitav, et see Iguumen Korneliuse aegne tema ürikus on kirjas, temaga seotud ürikus, et ta läänistas või siis andis kloostri maid ja asustati siin praeguses tänaval Luhamaal asustati siis 5 küla, kus siis mainitakse sealhulgas Tšudž, seal öeldakse, et see oli 2 tihemets Saksa piiri juures, Tšornov-Lessu. Nii et selline huvitav asi. Võib-olla pöördun selle kaartil hiljem tagasi. Lähme edasi. Nii, ja nüüd üks huvitav asi. Kui Jaak Simm omal ajal andekas uurija kirjutas ainult Tšutski küla kontekstis just nimelt sellest Tšudi temaatikast ja Tšudi nimedest, siis ometigi, nagu te näete, on kirjalikes allikates, aga väga palju ka ütleme Vene vanadel kaartidel siiski leida nimetusi, mis klapivad Tšudide kohta, eks ole, ja vaatame järjest läbi. Kõigepealt see sama 1585, see on siis kuni 87, see on siis Pihkva tuntud ürikallikas, mis on avaldatud 1913, kirjaraamat, maksuraamat, ükskõik katastriraamat, ükskõik kuidas me nimetame. Ja tõepoolest esimest korda siis tänapäeva Saatse kirikust otse põhja poole, Tšutski küla. Zirevne Tšutskoje. Või siis hilisemalt Arasovsil tuntud uurija juba kadunuke, tema teises kontekstis on läinud Tšutskoikanjats, siis Miikse kõrval tänapäevaks kadunud küla Poola allikates Tšutskije, Vene allikates Tšutske selo, Staševits, kes ise tegelikult on Poola uurija, siis Labrast lõunas Tšuzelkova, tänapäeval Tšuhnova küla, mida siis hiljem on Tšuhnovaks ka nimetatud 1828 kaardi peal. Siis Molosva, mis on siis rannikul, ehk siis Lažva, vene keeles, seto keeles ka Molosa. Seal on konkreetselt seda küla on nimetatud Tšutskaja või siis hiljem Tšutskoikanjets. See tähendab seda, et see küla tegelikult oli 4 osas. Seal on Lapinkanjets, seal on Oblitsova, seal on päris Moložva ja siis on seal Tšutskoikanjets, väga huvitav. Üks küla on 18. sajand, ka kaartide peal, ja mitte ainult, vaid ka allikates, on 4 tükis. Ja just nimelt selline edelapoolset osaga on nimetatud siis seda Tšutskoikanjets. Nüüd ka näiteks ja hilisemates allikas ka Vassiljovil, ehk siis tuntud Pihkva uurija 1882, tema nimekiri ilmus. Selle nimekirja on toetanud ka hiljem Truusmann. Ta on võtnud üle need Vassiljovi nimed ja ise natuke juurde pannud. Ja siis teine küla, mis on siis, see tuleb siinpool. Nii, 1818. Metropoliit Jevgeni, ehk siis, nagu te näete, Polhovitinov, ehk siis hilisem Kiievi metropoliit, oli peapiiskop Pihkvas. Ja tema külastas siis 1818 Kalmi Tirvaska lähedal, kaevased lahti isegi. Ja tema kirjutab nende kohta, et Tšutskih magil. Ja hiljem siis Tartu Ülikooli professor Kruuse, kes siis kaevas neid kalmeid 1840, tema kirjutab nende kohta Tšudišer tumulus. Nüüd
Novaja ehk siis Kudina-Dvora küla, mis on siis ütleme seal Obsjoki jõe ääres, on ka tema kohta nimetus Tšotskoikanjets, siis on Veski, Tsütsine Veski Piusaval, mis siis on Vastseliina kirikuraamatus, kuna seal elasid ka luterlased, seal Veskis käisid Vastseliina kirikus, siis on Zizina, aga hiljem ka ütleme siis loomulikult Tšudinova või siis ka Tšudina. Nüüd samamoodi Tšudi kolmed, nagu ma enne ütlesin, on ka Silissalistel, seal on see Linnamägi, Karadish, Lokk, ja seal on siis ka Tšudski Magile, seda kirjutab Truusmaa. Ja mis on nüüd huvitav, et on juureldud kaua, et see Tsätski nulk, et kus see nimi tuleb, mis see Tsätski on. Tsätseka on üks kiriku teener, muideks õiguse kirikus. Aga Mare on arvanud ja kirjutanud, et võis olla äkki Tšutski Kanjats vene keeles siiski, aga välitööde materjalid. Ja siis on Tšuhline puustus, mis on siis sealt natuke Irboskast siiapoole. On üles kirjutatud. Tõsi küll hilisem üleskirjutus, aga siiski, vaatasin ka vanu kaarte, on seal täiesti olemas. Nii et on siis nende, siis ütleme, üks selline või kaks sellist kohta, kuhu on ka koha nime siis, mis on Tšuhno alusel. Ja siis viimaks on siis Seetsino talu, et siin olen kunagi ammu Marega rääkisime, et äkki võiks olla setodest, aga see on lihtsalt võrdluseks siin. Nii, ja nüüd vaatame kaardi poolt, kus need külad asuvad. Ja nagu te näete siin pealkirja, et etnonüümid piirid lähisele Petserina. Aga vaatame kõigepealt neid Tšuud eesliitega kohanimesid. Ja paistab silma, et tõepoolest on, ütleme, vähemalt hilises kontekstis see hall taust ja see triibutatud taust, siin olen omal ajal Setomaa kogutöös jaoks tegin kaardi ja siis ma panin see nagu peale, ütleme nii Hurda Annet, Ruusmani Annet, Kreutzwald, kõik muud, Villemernits, kus on siis aga mainitud setosid, eks ole, ja isegi Šlegelil, eks ole. Ja tõepoolest, nagu te siin näete, eks ole, Tšutskoikanjets, Tšudina on sellises, nagu ütleme, Satserinna nulga piirialal, eks ole, siis Tšutski Magile, eks ole, siin on Liss ja üleval, siin on Irboska, Tšuhnina on siin Laura taga, eks ole, Irboska juures. Nii et kujuneb selline hästi huvitav pilt ja nagu te oskate lugeda, siis Jaak Simm on juba omal ajal öelnud juba 67 ja 71, et kohanimed, mis on tekkinud etnonüümidest, asuvad just mitmesuguste hõimude piirialadel, eks ole. Juba Dali sõnaraamatus on kirjas, et mida see Kanjets tähendab. See tähendab siis, mitte ainult loomulikult, aga ka asustusüksuse osa. Ja me kohe pöördume tagasi sinna, sest näiteks ütleme siin see Tšutski Kanjets, miks mitte. Ja loomulikult Marja Joolaid, kes on siis Vetsamaad uurinud, tema kirjutab siis, et tõesti väga palju on sarnast Vetsamaa just nimelt lõunapiiril sellise nagu etnoala piiri, kuidas see põhimõtted, see asustus, need kohanimed ja nimetused, kuidas nad on muutunud. Ja seal on nagu väga palju sarnast sellega, kuidas me käsitleme, ütleme, Vetserimaa või Setode asustuse idapiiri, aga võib-olla ka lõunapiiri. Ja tema ka kirjutab, et siis tõepoolest, et etnotoponümid tähistavad üldiselt ikkagi asustuspiiri. Eks ole. Nii, nüüd läheb tihedaks. Nüüd paneme kannatuse proovile. Mida siis, ütleme, meie uurijad ja kirjamehed on siis juba, ütleme, viimase 150 aasta rohkem juba jooksul kirjutanud, lähtudes etnonüümist Tšuhna või Tšuhno. Ja juba, ütleme, Mirok Tvortsev ütleb omal ajal, et nad kuulusid Läänemere soome rahvaste hulka, siis Balti-Saksa uurija Wittgenstein, kui ta käsitleb Ida-Lätit, siis ta leiab sealt sellise huvitava asja, et need kohapeal nimetati neid inimesi seal Ida-Lätis tšuudideks. Oskar Kallas Kraasa maarahva kontekstis on siis üles kirjutanud sellised nimetused, kus setode kohta, nagu te loete,
serый tšuhnõ ja vene kontekstis tähendab selline sõna serый, hall, põline, oma, hästi huvitav selles mõttes. Et kui taheti midagi öelda, et serый времена või selline vana asi, siis oli see, et need on omad, need on just nimelt omad. Rufagieva, ja siis tõesti see Läti uurijad, eks ole, kes on käsitlenud, ütleme siis Ida-Läti ära Breidaks just, on kirjutanud omal ajal ka selle kohta. Ning kui me jõuame Rufagieva kohta, kes on üks esimesi venelasi, vene uurijad, kes hakkas nagu kirjutama nendest etnonüümidest ja käsitles ka tšuudide temaatikat, siis tema jõuab selleni, et tõesti, et nad omavad tihtipeale sellist mitte väga positiivset tähendust, aga samas ikka on omased Läänemere rahvastele. Ja tšuud ja tšuhna eriti on siis just nimelt Novgorodimaa nagu lokaalne nimetus. Ta ei täpsusta küll, kus kohas Novgorodimaa täpsemalt, aga tema leiab niimoodi. Ja nüüd tuntud uurija, kes on uurinud mitte väga põhjalikult, aga siiski on kirjutanud ka Pihkamaa kohanimedest Popov. Tema siis toob just eeskujuks või seal näitena, ütleme siis Tšutskaja ozera või siis kohanimed Tšuudina, et just nimelt tema arvates piirkondades, kus on siis ka teisi Läänemere-Soome toponiime või ka kohanimest. Ja muidugi jälle meie siis Eesti päritolu Soome uurija Riho Grünthal, tema siis ütleb nii, et varased Novgorodi elanikud, ehk siis ütleme sellist venekeelset võib-olla ei eristanud erinevad Läänemere soome keeli ja siis kõik nimetati tšuudideks, võib-olla on tal õigus. Ja siis Valeri Vassiljev, ehk siis vahepeal pikalt Novgorodis töötanud vene keelemees, praegu ta on Moskvas. Tema on käsitlenud ka päris pikalt ja päris põhjalikult just Novgorodi kontekstis, ütleme tšuudi nimetusi, kohanimesid, Tšudinova uulitsa, näiteks Novgorodis, Kesk-Novgorodis. Ja just nimelt arhailistel toponüümidel, etnonüümidel oli kindel etniline tähendus, need osutasid tema arvates konkreetsetele Läänemere-Soome hõimudele, aga ta ei ole jõudnud oma arvustega nüüd päris, kuidas öelda, lõppu välja. Võib-olla me ei saagi sinna lõppu välja jõuda. Nii, ja siis tegin veel ühe suure töö. Vaatasin läbi kõik sellised vene topokaardid, mis mulle kätte juhtusid. Töötasin läbi Pihkva, Novgorodi allikat, alates, mida on siis vene uurijad kirjutanud, alates 19. sajandi keskpaigast välja, kuni siis tänase päevani välja. Et just nimelt, kui te mäletate alguses tohti. Näete, siin on siis selle rahvuse kaart, kus ta siis näitab neid mummusid, et tšuudtoponüümid, ütleme seal umbes 2011-2010, kui ta on seda temaatikat uurinud. Ta muidugi põhineb paljuski vene uurijatele. Need mummud on arvatavasti ikkagi varasemate vene uurijatele nagu sellist toponüümid. Aga kui me nüüd lähme selle kaardi juurde tagasi, mida ma võtsin, siis siin on nüüd mis ma võtsin siis aluseks, nagu te näete, seal pealkirjast on siis kirjas, et tšuudiväärilised kohanimed Pihkamaa, Novgorodi, Šeroni viiendikus ja Latkali idaosas. Ajalooline Pihkamaa, tänapäeva Pihkva oblast ulatub ka üles peaaegu Narvani välja, või ta Poudoni välja. Hilisem või ta varasem Pihkvamaa ulatus Pihkvamaa kuni aastani 1510, ulatus tegelikult lausa sinna Narva jõe taha välja, eks ole, kitsa kiiluna. Ja siis see Šeroni viiendik, see on umbes siis see ala. Kõik need viiendikud läksid peale Novgorodi, neid viiendik oli tõesti mitu, eks ole, nad läksid ka Vadja viiendik põhja pool, loode pool. Ja nad läksid siis oma otsaga sinna Novgorodi välja. Aga jah, tõepoolest, et siis see uuritav piirkond, mis nagu mind põhimõtteliselt huvitas, mis sul on nagu Pihkvamaale lähemal, ütleme siis Ilmjärvest siis siia Pihkva järve poole. Et just võtsin siis selle asustuse uurida, võtsin ka tegelikult tänapäeva Lõuna-Pihkvamaa, ehk siis Pihkva oblasti lõunaosa, Latkale idaosa ja Valgevene ala ei puudutanud. Tähendab,
nagu te teate, siin Nierel ja teised piirkonnad on liidetud hiljem. Nad on olnud valgevenekeelsed, nad on liidetud hiljem Pihkna koosseis. Aga siiski mõned sellised Tšudno või Tšudna toponümid on. Ja nüüd ma sain kokku neid umbes, mis see siin on, 75-80, mis on päris palju. Terve selle uuritu ala kohta. Sinisega on jällegi Tšud eesliitega, Tšudno või Tšud eesliitega on rohelised ja siis mõned sellised Tšuž või Tšuž eesliitega kohanimed, mis mõningate vene uurijate arvates võiksid ka tähistada just nimelt kas Tšude või Tšudnasid. Ei oska öelda, mina ei ole keeleteadlane, et ma pigem nendega ei vaidleks, aga ma pigem viitan nendele. Ja nüüd, mis on huvitav? Ja huvitav on see, et kui te vaatate kaarti, siis Ida-Latgalis on hästi palju just selline tšudarine kohanimesid, ehk siis tšuud-tüüpega ma siin just leidaksin nagu põhine. Aga mitte ainult, vaid ka on lätlased väga hiljem need kohanimesid käsitlenud, küll mitte väga põhjalikult. Ja mis on huvitav, et just nimelt, kui me vaatame seda Pihkva ümbrust ja Pihkva järve ümbrust, siis neid tšuud-kohanimesid on siin ikkagi hulgamist. Kindlasti ei ole see kaart täielik ja kindlasti ei ole ma saanud kasutada kõiki allikaid ja kõiki. Aga siin on jah tõesti nii erinevatest allikatest kohanimed. Paljud on tänaseks kaheks muutunud. Nii et kui ma hakkasin vaatama, kus kohas see mingi Tšudinkovo näiteks asub, siis ma ei leidnud seda sellepärast, et tänapäeva vene asustusnimed on muutunud eriti 20. sajandi jooksul, aga mõned nimed siiski kui 18. sajandi teisel poolel. Nii et ma pigem natuke praegu oponeeriksin siin selle kaardiga, siis selle Rahvasõna ja Vassiljevi, just nimelt, mis puudutab tšuud-toponüümikat. Nii, seda kaarti võib-olla vaatame hiljem uuesti. Nüüd, mis võiksid olla sellised esialgsed ettevaatlikud järeldused? Et ajaloolise Pihkva maa kesklõuna osas leidub hulgasid osisega paiku just Pihkva järve ümbruses. Need võiksid kattuda näiteks just Pihkva järve taga. Ma olen kirjutanud seda koguteoses number 2, kirjutanud lõppu sellistest võimalikest Lõuna-Eesti, Kagu-Eesti, Võro-Seto keelesaatest, kus räägiti tõesti, ütleme siis Võro-Seto keelepruuki, just nimelt see Rämeda piirkond, mis jääb vastu siis ütleme, kus olid Eesti külad ka hilisemal ajal juba, kuni aastal 1944 ja hiljemgi natuke. Ja siis see Serjadka piirkond, kus olid need inimesed olid õigeusklikud, aga nad rääkisid mingit sellist Võro ja Seto keelt. Ja Pihkva kloostrile kuulusid just nimelt see Rämeda Poolsaare küla, tegelikult läksid Kultna Kuba ehk siis Kolpina piirkonna alla. Nii et see on jällegi huvitav ja on andmeid, et nad suhtlesid väga tihedalt nende piirkondadega. Kusjuures Serjadka piirkonna inimesed käisid palverännakul Petseri kloostris. Nii, ja lisaks siis loomulikult Tšudar-nimelisi kohti Ida-Lätis, kus siis hiljem või ütleme siin 20. sajandi mingi ajani elasid rutsid. Nüüd, mis on huvitav see, et Graasa ja Obotška ümbruses Graasa maarahva endisel asulal leidub samuti tšuhpe eesliitega kohanimesid ja Sudama võrgustikul, mida mulle on mitmest allikast olen ma lugenud ja kuulnud ja öeldud, et setod on pidanud Sudama võrgustikku oma selliseks ajalooliseks päritolu või asustuspiirkonnaks, mis on väga huvitav. Seal on ka päris palju tšuud-toponüüme. Ja nüüd, kui me vaatame Petserimaad, siis need tšuud-kohanimed, nagu te kaardi peal nägite, asuvad just nimelt praeguse või natuke hilisema seto asustuse piirialadel ja viitavad siis ka setilistele piiridele või varasemale tšuudi asustusele. Ja muidugi arhiivallikad erinevad, ka kloostriallikad, ka hilismad vene allikad ja esikirjad viitavad sellele, et varajal USA elas piirkonnas palju kas siis tšuude või tšudnaasi. Nii, ja nüüd selline pikk lugu sellest, mida siis on kirjutatud. Ma panin siia muidugi mitte kõik asjad, vaid pigem
alates Harri Moorast, eks ole. Me oleme siin Liise Moora saalis, eks, aga Harri Moora on kirjutanud ja ühe artikliga koos Liise Mooraga, tõsi küll, põhjapoolsemast piirkonnast. Ja tema siis ütleb, et nüüd tasub tähele panna, et mida ja kuidas nad ütlevad, kõik need uued. Et just, et elasid hõimud, keda ei nimetada tšuudideks, aga nemad arvavad, et nemad kuulusid soomlaste idarühma. Ja arvavad siis, või Harri Moora arvab, et Kagu-Eesti hõimud kuulusid kas tšuudide hulka või paiknesid nende ja Põhja-Eesti hõimude vahel. Nüüd teenekas keelemees, keeleuurija Ariste, Kaudo Ariste, tema siis ütleb, et tšuudid olid ise siis Läänemere võim, kelle keele enesenähtus kandus üle teistele sugulasrahvastele ja hiljem lisab, et nad on siis ka Peipsist ida poole asunud võim, kelle keel on siis tänaseks päevast kadunud. Nüüd jällegi arheoloog Priit Ligi aastal 80 kirjutas sellise põhjaliku artikli, ta oli siis noor uurija, minu pikaajaline kolleeg, et tšuudid olid omaette varakult õnnestunud Läänemere saanud võimuda, jõuab sellisele järeldusele, et käsitleb väga palju nüüd varasemaid allikaid ka. Ja Riho Grünthal ütleb, et tšuudide alguse päritolu peitub Peipsi ilmjärve vahelise ala etnilise ajalus. Ehk siis see kaart, mida ma teile näitasin, kus kohas need toponimid ja hüdrosimid tegelikult on. Nüüd saami päritolu soome keelemees Sammallahti, mis ta Pekko, ütleb niimoodi, et lõuna-eesti keele eristus teistest Läänemere algkeeltest väga varakult, et näiteks seesama muutus KTT pronksiaja lõpul, tänapäeval natuke kaheldakse, et dateerimiseks, aga nii ta ütles. Ja siis jällegi meie tuntud keelemees Viitso, eks ole, tema siis kirjutas selle kohta, et lõuna-eesti liini-mordo keelte vahelise küsitsiooni saab tema arvates seostada just tekstiilkeraamika tulekuga. Me näeme edaspidi, mida siis hiljem on arvatud selle tekstiilkeraamika kulgemise kohta. Ja lisab hiljem, et on väga vanu lõuna-eesti keelendeid, mis puudub teistes Läänemere soome keeltes ja tal on ka selles õigus ja ta ütles seda juba aastal 1985. Et selle tulemuseni jõuti hiljem alles 40 aastat hiljem või 30. Nüüd, mida siis ütleb Sirgalaul, arheoloog ja Elisabeth Richter, tema siis etnoloog, kes on setosid pikalt uurinud, et setode uskumustesse matuse kommetes ilmnevad ilmselt sarnaselt mordvalastega, ehk siis just ersalastega. Eks ole, et ersa on siis, ütleme siis mordvalaste põhja, loode pool ja noksad on siis allpool, eks ole. Ja siis Heiki Valk, jällegi arheoloog, Setomaa uurija, ütleb, et Setomaa, eriti Ida-Seto eripära on piisavalt suur selleks, et pole põhjust kõnelda Võrumaaga sarnasest rahvastikust. Ma siin veel mingi aeg tagasi mõtlesin, et mina ei tea, kui Setod räägivad, kui ma Antiga kõnelema see kõgest arvu või kui tuleb Hõrna Aare või ütleme ka siin saalis rääkijad või kõnelejad, kes võib kõnele seto keele. No ei ole vahet. On mõned laensõnad, on diktsioon, on sõnalõpud, eks ole, mõned käändelõpud. Aga üldiselt aga kui me pöördume, ütleme, arheoloogia poole ja eriti just viimase uuringutega, siis ma ei enam nii kindel endas ei ole. Lõuna-Eesti keelte perifeerne asend, tähendab, mida kirjutab Karl Pajusalu juba aastal 2012. Tema ütleb, et miks on Lõuna-Eesti või Kagu-Eesti keelepõuk, ütleme, Võro-Setomaa nagu erilises asendis, just nimelt seda, et nad on olnud siis perifeerses asendis need keeled, kas siis pikka aega või viimasel ajal. Võimalik mõju praeguseks kadunud soome keeltest, eks ole, ja loomulikult sarnasused mordokeeltega, harmoonia, palatalisatsioon, saami keeltega, ühinevana substraat. Ma just lugesin Vene arheoloogist Tassiuki uurimist Vadjamaa kohta, mille ta avaldas üle-eelmine aasta. Ja ka tema seal väga palju selliseid nagu just paralleele toob selles mõttes läbi arheoloogiliste uuringute ja materiaalse kultuuri. Nüüd, seesama
Pauli Rahkonen, et mis ta siis on öelnud, ta on omas 2 töös nagu rohkem kirjutanud, viimasel ta uurib muid asju natuke. Ja tema ütles niimoodi, et Tammkord ütles, et juudid ei rääkinud üldse Läänemere soome keeli, vaid mõnd muud nüüdseks kadunud soome või uurub keelt, eks ole. Ja siis analüüs hüdronüüdest toob eraldi välja Lääne-Idaksudi alad, kus leidub vähe Läänemere soome kohanimesid ja tema nüüd leiab siis just nimelt sellise järelliit järve kohanimed, kus on järve järelliide. Ero, Oro. Vene sõnades on ikka väga palju selliseid järelliite, eks ole. Aga tema eristab ja teiselt poolt siis Jäkre ja toob siis nagu kohanimed selle kaardi järgi, toob siis nagu tõmbab siis nagu piiri, et siis seesama läänepoolne ida või need läänetsuudid, eks ole, ja idatsuudid. Nüüd temaga tingimisi nõustub jällegi saami päritolu keelemees Anto Aigio, kes ütleb, et kohanimed keelelised tunnused puudutavad mingile muule soome-ugri või lääne-uurali keelele. Novgorodi tsuudid ei olnud Läänemere soomes 2012. Ja Rahkonen aasta hiljem ütleb, et ta nagu toob sellise huvitava asja nagu, et uuritavas piirkonnas algab suur osa hüdronüümi afrikaadiga, see tähendab sõna alguses on siis tšee või šaa aga Läänemere soome keeltes on toimunud juba mingi aeg tagasi juba muutus, siis tšee teeks ja šaa haaks, eks ole. Tema toob siis nagu selle nagu selliseks eristavaks markeriks selle piirkonna koha peal, et saab eristada Lääne-Idatsuude. Hilisemad uurijad ei ole väga palju sellest kirjutanud. Võib-olla nad ei ole selle teemaga rohkem tegelenud või uuritakse muid asju, aga igatahes ma ei ole nagu leidnud väga värskeid uuringuid. Aga vaatame edasi. Jällegi, see arutelu läheb välja siis ütleme tänase päevani. Ja nüüd jällegi Petri Kallio, üks praeguse aja tuntumaid soome keelemehi, keeleuurijaid, kohanimeurijaid, ütleb niimoodi, et oma töös 2014, et Alg-Läänemere soome keele eristus varakult. Tema on üks esimesi, kes kinnitas, et esimesena hargnes just nimelt sellest soome-ugri või Läänemere soome massiivist eristus just nimelt, ütleme siis Kagu-Eesti keelepruuk, tinglikult Võro Sepe. Ja teisena Liivi. Et neis on nii palju erisusi, ma ise olen mingi 300 sõna välja lugenud, mis on nagu erinev, võib-olla ka eesti keelega näiteks. Ja tsuudide keel Pihkva-Novgorodi piirkonnas oli seotud just Sisimäe muretega ning selle ainsaks säilinud järelduseks on täna lõuna-eesti keel. Tema paneb kokku, eks ole, mis kogu Kagu. Ja nüüd Valter Lang oma tuntud raamatus, meie selline arheoloogia korüfee. Ja ta kirjutas siis aastal 2020 ja 2 aastat hiljem ka andis välja Soomes raamatu, kuhu ta pani natuke juurde täiendusi ja nagu uusi materjale, aga mitte palju. Temal on niimoodi need väilateooriad, on siis see Loodeväil ja Edelaväil. Üks läks siis ütleme tinglikult sealt Narva jõe poole või siis ütleme Peipsi põhja poolt ja teine siis tuli altpoolt, ütleme siit Põhja-Läti poolt, nii et ta nimetab siis ilmakaarte järgi. Üks on Edelaväil ja teine on siis see Loodeväil, eks. Ja tema ütleb siis niimoodi, et need setode esimene võisid pärinuda hoopis Loodeväila või Edelaväila Läänemere A, tema rühmadest ja Läänemere soomestused alles hilisraua ajal. See tähendab seda, et ajal 11–13 sajand, eks ole. Ja nüüd Lang ütleb ka, ütleme see vene uurijatel on see temaatika viimased, ma ei tea, mitu aega, et kes olid pikaaeglaste kultuurikandjad. Ja see on konkreetselt seotud setodega, ma arvan. Ja sellest on hiljuti ka ettekande pidanud eelmine aasta vist Heiki Valk ja on nagu, ma ei tea, kas ta sellest on kirjutanud, aga kõik see ettekande pidas. Ja mis siis Lang ütleb, et pikaaeglased kultuurikandjad ei olnud mitte Läänemere soomlased ja kindlasti mitte slaavlased, vaid hoopis Lääne-Uurali B-tüvest hargnenud hõimud, temal tšuudid. Ja siis ta lisab,
hiljem veel, aga mida on siis Karl Pajusalu nüüd just ilmunud ja Setomaa 3. koguteoses, soovitan lugeda. Tema kirjutab siis niimoodi, et seto keel on Lõuna-Eesti hõimukeele idapoolsem säilinud variant, kus on püsinud väga vanad väärikulised, grammatilised, sõnavarased jooned. Ja lisab, et muinasel lõpul räägiti Lõuna-Eesti keelt kui idapool Virboska, Mihku aladel, meid huvitavatel aladel. Ja vähemalt idasektor ja Graasan keelesaare murdes on püsinud jälg idapoolsemast Lõuna-Eesti keelest. Tema ütleb, et see on Lõuna-Eesti. Ja nüüd ütleme siis tinglikult, kui te mõtlete, see Graas on Krasnogorodskaja, see on siis Pihkva oblast, Lutsi on siis Ludza, ehk siis Ida-Läti, eks ole. Ühe kohta ta arvab, et see on nagu võrokeste nagu välja rändab, teise kohta, et setodamad, aga samas paljud uurijad on ikkagi öelnud, et seal võis ja pidi olema all ka vana Läänemere-Soome põhi. See ei ole mütoloogiline. Ja siis Evarsaar kirjutab samuti selles samas koguteoses, et põhiline Petserimaa Läänemere-Soome elanikkond venestus ja hilisemalt Lõuna-Eesti keelt kõnelevad sisserändajad keele tagasi põhjustades keele tagasivahetumise. See tähendab seda, et mingi periood, miks on Petserimaa kohanimed suuresti väga palju on nagu venekeelsed kohanimed. Me hiljem näeme, et mis seal võib olla. Aga tema arvab siis niimoodi, et need džuudid, kes seal elasid, et nad nagu venestusid, võtsid üle siis, ja see on tugev mõju ka sellele, et kui 1510 tuli Moskoovia, ehk siis Moskva vallutas Pihkva, siis võis olla seal taga see, et need kohanimed tihtipeale ametnikud nimetasid ümber, me teame seda väga paljudest kultuuridest, riikidest ja kohtadest, või siis lihtsalt suupärastasid või siis on paljuski, ütleme, nende küla vanemate nimedest, mis iganes, see on täiesti ometa teema ja võib-olla sellel peab mõni teine aasta. Nii, nüüd mida me siis nagu kolm teooriat, et mida me siis nagu võime võtta ette ja vaadata, mis need kolm teooriat on. Džuudid olid Läänemere-Soome idarühma esindajad ja setad otsesed esivanemad. Harri Moora, Ariste, Ligi, või siis džuudid olid eraldiseisev tänaseks assimileerunud Läänemere-Soome võim, Petri Kalju, Karl Pajusalu, Evarsaar võib-olla nii otseselt mitte, aga ta pigem toetab seda. Siis kolmas, džuudid olid lääne džuudid, mitte Läänemere-soomlased, kelle järeltulijad sealhulgas setod on hiljem keeleliselt Läänemere-soomestunud, algselt mitte Läänemere-soomlased, vaid džuudid, ehk siis Uurali, mingi rahvas, kes sai sellest rändest maha. Ja seda siis toetab siis Rahkonenlang ja ka Aindja. Siin on nüüd kaart, üks fragment sellest, mis on siis kokku pandud teiste poolt põhinedes Ukraina ja Valgevene peamiselt ega Balti toponüümika uurijatele Toporovile ja Trobatšovile ja siis Grünthal ja siis Rahkonen ise ka. Nii et ta nagu toob välja, ütleme siis sellise Läänemere-Soome massiivi, aga siis varasemalt võib-olla eristab siin ka siis Lääne-Ida džuude. Selline kaart on tehtud ja aga mis siis nüüd, mis ma siia kirjutasin lõpetuseks? Et mis ma nagu ise arvan ja mis nagu ise võiks olla ja kuidas siis nagu edasi mõelda, et kuidas siit edasi minna, siis tegelikult jääb palju küsimusi ülesse. See on see, et setode mitmekesine folkloori ja keelepärand viitab sellele, et piirkonnas on säilinud ka vanema keele kihistuse jooni, aga mitte ainult keele, mitte ainult folkloori, vaid neid selliseid viiteid, sidemeid, asju on just, ütleme, sinna Mordva suunas, aga tegelikult ka sinna Kirde suunas on tegelikult niivõrd palju, et me ei saa pidada, ütleme, setosid puhtalt sellise, nagu paljud on öelnud, et hilise Liivimaa võrokeelsete inimeste või ka muude inimeste väljarändamise nagu produktiks. Loomulikult see protsessi ei saa eitada, sest selle kohta on kirjalikke allikaid.
aga mitte kunagi, kui te vaatate Seto rahvarõivaid, kui te vaatate muusikakultuuri, kui te vaatate muud ainelist kultuuri, kui palju tegelikult on selliseid sidemeid ja viiteid. Ma natuke kirjutasin selles Seto rahvarõivaste raamatus sissevaatavas artiklis, soovitan lugeda. No sinna kindlasti ei saanud nüüd kõik asju sisse ja väga paljud inimesed on kirjutanud sellest hoopis põhjalikumalt, hoopis paremini. Ja teine asi, et ei saa välistada võimalust, et nii hüdro kui ka toponym Petserimaal on algselt olnud sommepärased, miks suur osa neist võivad olla säilinud tänase päevani. Ehk siis nad on säilinud nendes venepärastes kohanimedes, mida me ei tunne enam ära. See eeldab väga põhjalikku ja sellist tööd, paralleele, ütleme siin kuskile Vepsamaa poole näiteks, nagu ma enne ütlesin. Ja võib-olla ka sellist nagu rutiinset uurimist, et nüüd on niimoodi, et meie need Petserimaa vene nimed on väga sarnased, ütleme Kihkumaa lõunaosa nimedele, nagu Peeter Väll on kirjutanud, või siis ka keskosa nimetustele. Aga no kuulge, ja kui vene uurijad nagu võrdlevad neid kohanimesid mingite Serbia või ma ei tea, kus Lõuna-Euroopa slaavi nimedega, ja siis öeldakse mulle, et aga ma ei saa nagu Mordva nimedega võrrelda või Vepsa või Vadja, siis ma ütlen, et oot, siin on mingi error, viga. Ehk siis üks on siin mõnisada kilomeetrit, aga teine on siin mitu tuhat kilomeetrit. Ma ei saa aru, et kas see on meie sloomaõgri selline alahoidlikkus või selline tagasihoidlikkus, mis see on. Tšuudid ei pruukinud olla Läänemere soomlased, kuid nende mõju setode keele ja kultuuripärand on tuntav ja seda on tõesti rõhutanud viimase 15 aasta jooksul ja varemgi juba mitmed uurijad. See ei saa olla juhuslik. Ja viimaseks, kuigi uuringut on pakkunud mitmeid teooriaid ja küsimus setode päritolust ja nende seosest ajalooliste tšuudidega endiselt lahtiseks. Palju õnne meile. Aitäh! Aitüma sulle, Aris. Kindlasti on inimeste seast tekkinud ka hulgaliselt küsimusi. Nii et praegu on just hea aeg seda teha, küsida. Küsida võib ka rumal küsimusi. Mul tuleb võib-olla üks rumal küsimus. Ma kuulsin, et sa võrdlesid seda juudi karnistust tšuutidega. Kas ma kuulsin väga valesti? Ei, see oli vist keele vääratus võib-olla. Tšutski Magila, see on tšuudi karnistud, see on Lissa ja Irbatska lähedal, aga neid tegelikult on ka mujal täitsa niimoodi üles kirjutatud. Kus kohas? Lissia on, see on see, ma näitan. See on, kus me kaarti saame? Siis minna. Lissio kohalikus ühekeeles. Seal on ka Linnamägi, seal on suur kalmeväli, mis on enamuses hävinud, seal on suur kiriklik küla. Tõsi küll, ta on hilisem pogostikeskus või hilisem kirikukeskus. Ja siis teine on siis siin Irboska, kus on Lisipolsk. Siin Tšutski Magila, kus muideks teisel pool teed on Slovenski Magila, ehk siis slaavi kalmet. Ja siis all on seal siis lähte, mida siis nimetatakse Slovenski klitši, mis nimetus on küll esineb juba chronograafis 1675, aga mille kohta on ka päris palju pärimust, nii seto kui vene pärimust. Jälle huvitav koht. Soovitan minna, aga praegu ei saa. Need on jah kohad, mis jäävad Vene poole peale. Nii on. Just, et see on jah teispool majanduspiiri. Muide, sa mainisid ka neid kunagisi keelesaari Rämeda ja mis see teine oli, et äkki Serjotka. Äkki näitad ka neid kaardi peal, et meil oleks ka huvitavad nagu silma ees. Tähendab, see teema on hästi huvitav ja kuna mina ei ole keeleinimene ja ma ei julge nagu jalgu trampida öelda, et mul on alati õigus. Ja teine asi, et ma olen nagu rohkem mõnasteadlane või siis ütleme asustusarheoloog pigem. Aga siiski kasutades vanu, ütleme erinevaid, ka Liise Moora muideks on kirjutanud oma Peipsi raamatus Ruumi värvi, soovitan lugeda. On väga palju sellest kirjutanud ja just need keelasääred on siis niimoodi, et üks näiteks on siis see Haniva, mida ma teile rääkisin, kus püsis Eesti asustus aastal 44.
aga samas, kus on eristatakse luterlike külasid ja õigeusu külasid, õigeusu asustust mainitakse juba 19. sajandi algusest peale. Ja teine koht on siis see Serjotka, see on see piirkond ja ma näitan, kus see kaart meil on, ma näitan kaarti. Mis on hästi huvitav, vaadake. Kutsutakse piirkonda Tšuhhonši, Tšuhhnaade koht ja seal on külad, huvitava nimetusega külad, seal on Moskva küla näiteks ja Liise Mooran on üles kirjutatud, aga mitte ainult temal, vaid ka Arentsil näiteks ja ka varasematel uurijatel ja muideks ka selle Peterburi usulise seminari allikates 1882-1884 mainitakse just neid külasid. Et väga huvitav ja nad on õigeusklikud ja nemad ütlevad, et üks vanamis ütleb, et me elame siin ilma loomises pääle on üles kirjutatud. Täpselt nii nagu Kreutzal kirjutas Rohina külast sama lause üles. Me elame siin juba maailma loomisest peale. Ja loomulikult ütleme, et siis teised keelesaared on siis ütleme Lutsi asustus, siis on siin teisel pool kohe Krasna Gorodsk, eks ole. Ja Leibult siis on natuke siin lääne pool, aga just nimelt need keelesaared, mis on ilmselgelt rääkinud, kasutanud, kõnelenud võrosetu keelepruuki. Ja kui on tegemist õigeuslike inimestega, siis tähendab seda, et on varasema asustuse jäljed. Kui kaugele ulatub see sõna tšut üldiselt, kuni vaikse? No sõna tšut ulatub kuni seal Sajanide Baikali järveni välja, eks ole, see on täiesti omaette teema. Seesama reklaam, et ilmub see uurimine ilmub nüüd ütleme selles Lõuna-Eesti keelekultuuri kogumikus, aga mul on plaanis ka teha jäi pooleli ja enne ütles, et sa oled liiga suure selle ampsu võtnud, on ju. Et see teema, mis on hoopis raskem ja keerulisem, keda me nimetame tšuudideks, kes nad olid, kui tuli see legend varjaagide kutsumisest, aga mitte ainult, vaid ka varasemad legendid, mis tegelikult on üles kirjutatud hiljem Vene kroonikates, et siis see temaatika on hoopis huvitavam, kuidas kutsuti ka tollal, millal hakati eristama. Paljud on uurinud seda, seal Enn on uurinud seda ise ka ja paljud teised ka. Et paljud on kirjutanud sellest, isegi Anti Selat on ja usuliselt oli siin üks magistritöö, doktoritöö mõned aastad tagasi. Just nimelt sellise usulise poole pealt käsitledes Veepslasi, Vadjalasi ja tšuude. Nii et see temaatika ja üks huvitav asi on veel, et vadjalaste kohta seesama Stasjuk, keda ma teile ütlesin, kes uurib neid kalmeid siin Isuri kõrgustikul. Ja kui Sedov ja teised vene uurijad ütlevad, et see slavjani, siis see ei ole enam õige. Isegi praeguse hullu ilmakorra ajal nad julgevad kirjutada, et nad ei olnud slaavlased. Aga siiski, mida sina arvad nende tšuudide, seda on nii laia leviku kosa ja seal on lakuun terve kogu seal ja siis algavad uuesti tšuudide. Vaat kui eestlased käisid Türgi sõjas, laulud, siis on tühi koht, kus tšuude nimetus ei ole, siis äkki... Jaa, ei, sul on mõne õigus, jah. Aga kui eestlased käisid Türgi sõjas, tulid lauludega tagasi, rääkisid türklastest, siis oli, kes oli halb? Türklane. On ju, kui palju on meil pärimus türklastega, türklast igal pool, tatarlased olid ka türklased. Ma arvan, et kindlasti, me teame ju, et soome-ugri asustus, Suureli asustus on ju tegelikult Hakkassiasse, nagu sa ise ütlesid, Sajanideni välja, need matorihõimud, mida Künnap on uurinud näiteks, eks ole, kes on välja surnud seal 80-ndatel, keel suri välja, võib-olla varem juba. Et miks mitte selles kontekstis, aga samas, kui ma nüüd, vaat see on see kolmas teema, see Siberi ja Uureli tšuudide teema, venelased on selle kohta väga palju kirjutanud. Ja just nimelt sellises rahvusromantilises võtmes. Nad tahaksid ise need tšuudid olla. Pärimus ütleb, et tšuud под землю шло. Või siis tšuud peale glaasri.
no võib-olla Need olid, kellel olid endal tumedad silmad, nägid heleda silmseid. Ja siis tuligi valge silm. näiteks. Nii et see on seotud, ütleme, sellise kindlasti rahvusromantiliste meeleoludega, see on seotud kindlasti sellena, kelle nad tahavad ise olla, tahaksid ise olla või tahtsid ise olla. Ja kui te hakkate guugeldama näiteks, ärge seda chat'i, võtke, kui te guugeldate näiteks, siis tuleb välja, kui te panete Jude peale klaaseid, oh jumal, mis pilti sealt välja tuleb. Tasub proovida, võtke telefonid välja. Terje sul oli... Seda võiks kaardistada, kui on see Jude peale klaase. Aga ma arvan, see on nii suur töö. See on nii suur töö. Äkki Enn võtab ette? Jah, Terje, palun. Ma tahtsin natuke selle eelneva hakkavad lihtsalt ka öeldakse, et rumal küsimus. Et selles praeguse ilmakorra tingimustes, et oleks huvitav teada, et praegu ikkagi siis Vene uurijad tegelevad selle teemaga, aga kas siis tegelevad need uurijad, kes on nagu varemgi selle tegelenud või kui, ütleme, et kui ma ütlen, et populaarne, kui palju sellise teemaga tegeletakse praegu? Me ise pikalt käisime seal Pihkos Sedlovi konverentsil ja me oleme käinud ka seal Peterburis Seugrini konverentsil, eks ole. Ja meil oli ju see Zurovi raamat, mis ilmus siis koos Peterburi uurijatega 3 keeles, eesti ja prantsuse ja vene. Ja kindlasti on selline riigipoolne surve ja just toetuse grante saavad need, palun vabandust väljenduse eest, et kui sa kirjutad oma uurimisgrant, et see on kõik roheline, sa saad kohe raha. Et Venemaal on sama lugu, kui see on seotud, ütleme, sellise riiklusega, õigusuga ja slaavi teooriaga, siis kui sa oled riigitruu ja kui sa kõik soome-ugriksed kirjutavad ümber venelasteks või slaavlasteks, siis on see raha saamine kergem. Aga, ja siin on aga. Ja see aga on see, et meil on olemas Peterburi koolkond, meil on Moskva koolkond, meil on isegi Pihkva koolkond, vähemalt arheoloogias või ka ajaloos. Ja need inimesed suhtuvad täitsa teistmoodi. Nad on ikkagi inimesed, nende seas on ka kindlasti putiniste, aga nende seas on ka inimesed, kes saadavad meile jõulukaardi. Näiteks Ermitasid siin üle-eelmine aasta veel saadeti jõulukaarte, eks ole. Ja siis see noorema põlvkonna Artova Juškova, Jelena Mihhailova, Stasjuk, kes on Peterburis ja nemad uurivad neid vadjamuistiseid näiteks või pikkäevaste kultuuri näiteks, siis nad viimase ajani on ikkagi julgenud kirjutada. Seda ma saan tegelikult arvanud. Ma ei tea, kaua see kestab. Äkki nad on vangid. Vaatamata kõigile see Venemaa säilitab need koolkonnad. See on huvitav. Meil võiks olla ka Tallinna ja Tartu koolkond natuke tugevam. Aga võisetada. Enn, palun. Sa mitte vaid olla, kui sa mu nime juba nimetasid. Mitu kõrg? 3 asja mu nüüd ära ei unusta. Vähemalt väga huvitav ettekanne ja väga asjalik ja just see, et selle Jude'iga tõid siia Setomaani välja ja mitte ainult Petseri maani. Nii, aga jah, oli juttu see Jude peale klaasa ja seda mulle on ütelnud, ütleme 10-15 aastat tagasi Vadjamaal, et hääbunud 1970-ndatel hääbus see Kartila kandi vadja keel, aga seal, et oi, et meil räägitakse, et me oleme Jude peale klaasa. Ja kui veel Jude'idest, et ida poole nimetati ära, lääne poole võib nimetada ju, saamidel on ju ulatuslikult ju legende ju Jude'ide kohta. Seda esiteks. Teiseks nimetasite suund või seda ühisjooni Mordvaga oli 2 asja, et need uskumused ja hauatavandid. Võiks siia kindlasti juurde lisada veel ju see mitmehäälsus, mis on ka ühendatud kolk ja ma ei tea, kas ta on originaalselt, seda ma ei tea, aga vähemalt sellest on räägitud ja ma ei tea, kas milles veel. Nii, ja 3. on see, minu jaoks oli huvitav see, et ma ei ole nii tähelepanelikult selle koha pealt langi ja neid lugenud, et ei olnudki Läänemere soomlased,
et see oli üllatav ja siin mulle või siin, et kas see ikka päris nii on, noh seda oleks vaja uurida, sest vähemalt on mingi Kodijärv on kuskil või midagi taoline on ju siin põhja pool Outuva või kuskil kandis ja neid nimesid on teisigi, mis on kindlasti Läänemere soomelised, nii et ja tuletades meelde seda juudide asja ja Vadjalast, et kuidas see folklorist Felix Oinas on leidnud neid jooni, mis ulatuvad Vadjast Setoteni, et noh, ilmselt see tuleb ikka, no ükskõik kummal pool Peipsit tuleb, et see katkematu ahel on jah, et see oleks vaja neid kohanimesid ka vaadata siis nüüd Vadjamaa ja selles Setomaa või vahel. Et see just ida pool, see noh, idakaldal, Peipsi idakaldal selles. Ja niiviisi, mis ma ise arvan, mul ei saa tõestada seda ju, et jah, nagu seda ka korduvalt on öeldud, et need juudid olid või noh, et juudid all mõeldi erinevaid õimusid, neid ei suudetud ühendada. Üheks näiteks jälle ma toon Vadja kohta on see, et idavadjalasi sealt Kabrio, vene keeles Kaporje kandist, need nimetati Vots vene kroonikates, aga lääne pool on need pogostid on kõik juudist, lääne vadjala. Jah, on see, jah, et seda nimetab nii ja naa, et vähemalt mina, või noh, kindlasti see Vadjast ja ühelt poolt ja teiselt poolt Eestist ja tuleb katkematult see Kagu-Eestisse välja, nii et aga see juba, et kas nad on setud eristuva nimetada või noh, sellise kahjus, et neil on nimetatud nii, aga et siit, jah, see paljanimetusest ei saa midagi ulatuslikku. Ma olen sellega täitsa nõus ja tegelikult ega vaata, aitäh sulle, kõik on õige. Et ma tulin nagu, noh, tüki haava nagu tänapäeval lähemale. Jah, ega ma vastu ei vaielnud millegile, ma lihtsalt seda uut uurimust. Aga see, mis sa ütlesid nende Vadjala ja et kus see tuli, Heiki Valk on sellest kirjutanud. Et ta on kirjutanud sellest, et seoses kaubavahetusega ja kõik need kultuurinähtused ja need ehted, mis on, see on hästi huvitav, väga huvitav. Kus ta kirjutab sellest? Hea küsimus. Mul on peas nii palju asju. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et see on nüüd üks jutt, see on nüüd see esimene jutt, aga see jutt, see, mis sa ise ka ütlesid, no see on keerulisem teema ja see on pikem artikkel, see on raskem artikkel või uurimine, eks ole, et see ei ole niisama lihtne. Ja kolmas teema on see, mis Marego ütles, et noh, seesama Siberi džuud, Uurali džuud, Põhja džuud, siis tegelikult see džuud, Zavolotši džuud, venelastki see. Ja tegelikult on niimoodi, et Arhangelski kandis on Venemaa rahvaloendusel, kui ma nüüd eksin, 3000 inimest nimetas ennast džuudideks. Kas see oli nüüd sama? 2021. Ma tahan ka tennada sinna, et pant kõrrast mõtlema, nagu laevalt tuud ilma, tuud tõist ilma, et noh, meil parhilla elä tõistmuudu, et kuva muudu tuu oli ja siis oma ulli päevaga mõtli tuud, et inimese ju ei pane hindele ninne. Nime eläse oma elu, mink pärast eläse kuva muuduna kohegi läävä, kui kavvana läävä, kunas na jõuda, kui kavva, kui palju eläse ütekotuse peal, a nime panba ju tõõsed. Ja päämätselt siis, kui ta on tõist sagamane. Noh, nagu parhillak. Nii on. Et X on naabri pannu nime. Et ega me oleme nii igaun ja virva. Ja kuva muutu me ei mõista ka kirja panda. Ütte ja sama asja pandva ütte muutu, ta kirjutas tõist muutu ja luge ja kuva muutu ta mõista tähed ka välja öelda,
võtta või parhillast ello, võtta tuud Võromaad ja Setomaad, tuud kiilt, mida nii parhilla kõnele, kuvamuudu kõneles, siis tuu keele opmine, kuvamuudu sa, kas tuu kiil, mida parhilla optas, parhilla mi ju annai niimoodi või võõda vastatud kiil, me kõik oppa, me taha opata ja kia siis mäntse keele nime ära oppa. Tuud me tiiai, mäne om tuu setova võro kiil või nii et. No mida kloostrile vaadates, et kloostri materjale, seal on niimoodi, et kohe saad aru, et see on olnud setu või Eesti päritoolu, kuna kõla nimi on kirjutatud setupäraselt. Ja samas 10 aastat hiljem see vist suri ja tuli järgmine, kes kirjutas kloostri need materjale. Ja see sama kõla on hoopis teisiti, ta on venelane, ta kirjutas venepäraselt. Ja võt siis uurijale, mis siis kätte satub ja nii ongi. Võt see on täitsa, et see kogu see ka keele oskus loeb, kes selle kirja paneb. See ongi see kogu see probleem ja siis meie arutame siin, et see on too ja too on too. Lihtsalt kirjaoskus on see. Ma tahtsin vastavalt öelda, et kuna Taani mungad tuli 1826 ja 1822 ja äkki varram veel hildapa, mis no arvu saiva Põhja-Eesti Kotusse nimist, kirjutage lihtsalt ülesse. Kui too Moskoovia ametnik tuli, kirjuta üles, mis ta siis tuust arvu sai, saes midagi. Aga siis tuukotsile, et ega siis Hurt või Truusmaa või Kreutzwald. Ma kah küsyä, kuis tuud külla kutsutas. Ja siis ma lähen sinna külla, et no mis te küla nimi on, siis ütled, et mulle too ametlik Eesti nimi. Ja, nii on. Et jah, küli nimiga põnne. Ma siiski tahaksin selle Sajani asjade kohta veidi Tšuulidest. Olin Siberis ja Sajanides ja need Hakassia ja ma peaaegu mongooliane. Siis üks jahimees, kes on väga laialt käinud ja ükskord ta isegi eksis Mongooliasse ja siis rääkis, et läks Mongooliasse jala, aga tagasi toodi Moskva kaudu. Aga ta oli selline ja siis ta rääkis väga huvitavat asja. Ja siis, et Estonce, seda ta on kuulnud. Tema haridus oli 4 klassi. 4 klassi haridusega ja see on väga oluline muuseas. Ja siis see oli 1991 aasta. Ja siis ta ütles, et Estonce ja ta ei tea, kus Eesti asub. No ma ei tea, kas ta kaarti polnud, seda oli vaja küsida. Aga siis ta rääkis, siis ma ütlesin, et Soome finski zaliv, ja zaliv ta pole kuulnud, Finland, ja sellest räägitakse televiisoris. Ja siis ma ütlesin, aga et Estonce. Ja siis ma hakkasin nimetama nagu ta finski zaliv, siis ma ütlesin, Tšutskoje ozera. Ja ta elamnes. Ja ütles, et oi, et ta teab Tšutskoje koopi. Koopi on sõnast koopat kindlasti, see on mingi väga üldne sõna. Aga vene selles kultuuris koop on kaevandus. Ja see praegune praegu ka, vot see on vanades asjad, et see koopi. Ja see on selline asi, et vot see sõnade ajalugu on ka väga oluline, mis siis kus ja kõik. Ja see, kas siis inimene on kuulnud sellest sõnast ja kõik ta elavnes, see kuulis. Seda tšutale mitte midagi ei öelnud. Seda nime, kuna see oli väga imelik temale. Ja, selle Siberi ja... Ja sellepärast, kui see on nii kummaline, see on ju Mongooliani välja. Kaugel, Sajani täitsa, Hakassia, see oli Hakassia piiriga see. Selle Siberi ja Uurali kontekstis muidugi see, et mis jääb kõlama, ütleme selle tsuudi nimetusega on see, et just nimelt, et Padzeljušva, ehk siis läks maa alla, kadusid ära, eks. Teine on see Beloglase, et ta on nagu heledata või sinist. Siis majanduslik tegevus. Ja siis just nimelt, et nad olid ka Uurelimägedes, muideks on pärinast väga palju, ja ka põhja pool. Komimaast ma ei tea, aga seal, kus on sinna Arhangelski poole Matveev kirjutanud, üks vene keelemees, et just nimelt, et tegeliselt nagu kaevamisega. No nagu Käädiku filmis, kaevasid maad, tegid ilusaid asju. Et see on huvitav. See on nagu 3-4 asja, mis on kõlanud. Aga rohkem nad ei tea. Ühte asjadu seole, et tagasi tulla Mare jutu pealt siia, on Satserinna. Meil oli kuningriik oli koh. Ma tiidse kõik aeg, et on Satserinna. Siis on Satserinna, no on
ametlikuks, kinkegi käest küüsti ja tuu inimene ütleb, et on saatse. Ja saakis kuningriiki saast panda saatserinna, vaid tuleb panda saatse, muidu kui sa tuu asja pealt otsid, et kohe tule minna, siis säänest kui saatserinnat ole ei olema. Nii et säänest muud on siis täna seo aeg. Üleskirjutamise peale on kõige vanem on saatserinna, siis on satserinna, siis on satseri. Eesti aeg 30 ütles selle ametlik nimi satseri ja siis nakati kutsma saatse. No tuu küüsyti ja üks inimene ütel, et on saatse. Et noh. Ametlikul jah, linnaäiguga. Ja tuu pärast olki kuningriik saatse, olles saatserinna. Nii on. Apiatiivne. Siberi nimetused on seletatud, et need on asunikud siit Euroopast, kui Siberit asustasid, kes olid ju, ütleme, Arhangelsk ja sealt kandist endised Soome uurilas. Et need on kaasa toonud, kaasa arvatud Koluvani. Ei no vaadake, see oli mingi suur, vaata siin 10 000 aastat tagasi, kus me elame, oli taiga. Sama nagu praegu kusagil Siberis. Ja kõik ja ühised kultuurijooned, ega see kliima määrab ju väga palju asju ära. Et saaksime pärast veel niiviisi jätkata arutelu, et siis ma võtan ametliku osa niiviisi praegu kokku, et aitüma Arvis veel kord sulle tulemast.